Eestlane ja loodus on omavahel ikka käsikäes käinud ja loodetavasti jääb see nii veel väga-väga pikaks ajaks. See pole ka mingi uudis, et rappa ja metsa minnakse ka siis, kui soojakraadid on asendunud külmakraadidega, aga loodusturism kui selline on suures muutuses. Uurime asja. Tere, Kaspar! Tere! Looduse jutt on ikka kõige parem ajada looduses. Lükkame kanuu vette ja lähme omadega rappa. Aga lähme. Kas see on ikka jõgi, mille peal me siin oleme või see on see Soomaa kurikuulus ei tea mitmes aastaaeg, mis sügisel ja kevadel siin ikka rolli mängib? Osaliselt on tegemist ka selle kurikuulsa 5. aastaajaga. Jah, me sõidame Halliste jõe peal täna. Ja siis see, mille peal me täna sõidame, on siis Halliste jõe Vanajõe säng ja tänu sellele me saame siin sõita, et vesi on tõusnud, on sadanud vihma. Ja nüüd see vesi on jõudnud siia luha peale siis. Milline on see keskmine, kas saab üldse öelda, et on mingi keskmine turistitüüp, kes siia tuleb ja siis sügistalvisel ajal siin hakkab maid avastama? Pigem sügistalvisel ajal on loomulikult inimesi vähem, kes siia tulevad, aga nad on rohkem teadlikumad ja sellised põhjalikumad loodusinimesed, kui meil suvel käivad. Sa oled siin Soomaal juba üsna mitu aastat toimetanud. Millise maa turistid on kõige parema sellise looduskultuuriga? No eks ikka külastajad Kesk-Euroopast, samamoodi naaberriikidest ja Soomest. Aga eelkõige ikkagi jah, mis meil väliskülaline on sakslane, hollandlane, Hispaania. Viimasel ajal ka Euroopast hakkab rohkem inimesi väljaspoolt käima. Et see suvi oli palju inimesi ka Austraaliast näiteks. Aga Aasia turistide osakaal on vist ka suurenemas, eks ole? Aasia turistide osakaal on vaikselt suurenemas ja EAS teeb selle nimel ka palju tööd, et Eestit siis promoda. Aga sellega võivad kaasneda ka väiksed ohud, et kui Aasia turist tuleb, siis tuleb suurte gruppidena ja seda vaikust ja rahu, mis hetkel meil pakkuda on, et seda jääb vähemaks. Aga üldiselt üldse selline loodusturism on muutumas, et ikkagi selliseks, kiirtoitu võib-olla ei ole ilus sõna, aga selline klassikaline pikk matk ja kannatamine ja siis mingi mitu ööd kuskil looduses sääskedega võitlemine, et see hakkab ära kaduma vaikselt. Inimesed väärtustavad oma aega ja seda aega ei ole üldse nii palju. Kui me hetkel näiteks näeme metsa kui sellist loodusressurssi, kus me langetame puud, ehitame sellest midagi või toodame sellest midagi, siis tegelikult me võime need metsad ka alles jätta ja lasta neil olla. Ja kui maailm niimoodi rahumeelselt edasi kestab, siis on meil suur potentsiaal muutuda selliseks loodusturismi või loodusteraapia ja metsakümbluse sihtkohaks. Huvi on maailmas suur, Põhjamaades, samamoodi ka Sveitsis olen kuulnud, et kirjutatakse patsientidele ka välja siis spetsiaalse retsept, et metsakümblus või looduses viibimine päevas näiteks tund või 2. Et see ongi, et inimesed, me oleme hästi tublid ja töökad ja ettevõtlikud, aga me oleme unustanud ära, et kuidas siis olla iseenda jaoks ja vahepeal mitte midagi teha ja ka puhata. See on väga oluline, et oleks selline tasakaal ja säiliks hea füüsiline ja vaimne tasakaal ja tervis. Ja mis see metsakümblus iseenesest võiks kujutada ette, see kujutabki siis seda ette, et sa saad oma igapäevasest rutiinist korraks välja ja näed iseennast kõrvalt või siis suudad seda ärevust natukene alla saada. Me peame nüüd leidma siit endale tee siia rabarinnakule. Aga mida siin Soomaal nüüd sellisel sügistalvisel ajal ette võtta saab? Nagu meie siin praegu teeme, et saame kanuutada. Niikaua kui jää ei ole veel jõge ära kannetanud, siis saab jõhvikaid otsida rabast ja siis saab kõndida ja olla, et meie sellist seiklusturismi ise ei paku.
me pakumegi just sellist rahulikku kulgemist, mõnusat olemist ja ikka saab räätsaga ka põhimõtteliselt kõndida. Nendest räätsadest rääkides, et me oleme siin Eestis neid ikka mitu head aastat üsna usinasti juba kasutanud. Kas nad avaldavad rabale ja soole mingisugust sellist negatiivset mõju ka? Just on see aktuaalne teema. Hiljuti siin kogunesime teiste loodusturismi ettevõtjatega ja Tartu Ülikooli, Maaülikooli teadlastega ja arutasime seda teemat, et kas räätsaga käimine rabas otseselt kujutab endast keskkonnale kahju. Ja keskkonnale ta otseselt kahju ei kuluta, et me jätame küll selle jälje ja tekitame selle raja, kuid rada on olnud rabas juba sajandeid, inimesed on käinud marjul, samamoodi käivad rabas põdrad, kitsed, metssead, mis on, ma looduses olen õppinud, et mitte siis nagu sellist rasket maastikut läbida, et siis ongi hea loomaradade peal käia, et on väga ilus loomatee. Meil on nüüd selline kindel põhimõte, meil on ilusad laudrajad, mille ümbruse me tahame hoida puutumata ja esteetilisena. Et me ei alusta räätsamatka ja ei lõpeta räätsamatka siis laudrajale. Et siis igaüks saab tulla ja näha seda puutumata loodust, neid endeemilisi taime, mis seal on. Need, kes korraldavad räätsamatkasid, kes me räägiksime inimestele, et Eestis on 8000 aastat vana säilinud arhailine looduskeskkond ehk siis raba ja kui suur väärtus sellel tegelikult on. Aga ja Jõhvikas on just selline mõnus mari, mis on ka looduslik säilitusaine. Nüüd ongi siis selline hea näide metsakümblusest, et rõõmus õnnelik inimene korjamas marju, igaüks oma mätta juures on ja siis võib-olla unustab korraks ära ka, et mis tal siis täna veel ees ootab ja mis eile juhtus ja saabki sellest marjast selle mindfulnessi või on tervislik siis olla päevas kas või mõni minut siis selles olevikus, selles hetkes.